tere hommikust! Täna on väga tähtis päev, sest et on minu ja Kevini 6. aastapäev. 6. aastapäv, oh my god! Veider on mõelda, et me oleme mõlemad ainult 23 ja me oleme 6 aastat koos olnud. Ja selle puhul me lähme siis, sõidame Lätti metsa sisse põhimõtteliselt ühte sellisesse väiksesse spaasse. Meil on traditsioon käia alati igal aastapäeval spaas. Nii et hakkame minema. Jonathan spa. See näeb väljast kuidagi väike välja veits ju, ei või? Veits on nagu. Äkki see on seest suur, see on siuke võluspa. Oi, tere, tulge sisse. Las ma näitan teile meie tuba. Meie tuba on siis 3. korrusel. 3. korrusel on ka 2 tuba. Siin on meie voodi. Nagu näha, see on sellise... Vist öeldakse Jaapani stiiliga, kui see on nagu hästi madalal, peaaegu et põrandal. Seal on meil väiksed sellised istumiskohad. Siin, ma ei tea, saab mängida kaarte. Kõva. Saab mängida kaarte või midagi, kui meil neid oleks. Telekas on. Pärast vaatame, kas seal on Netflix ka või saab ainult Läti uudiseid kuulata. Siin on meil selline väike istumisala. See näeb välja nagu aiamööbel, aga väga ilus on see vannituba. Aga kahjuks meil vann ei ole, kuigi me küsisime, et kas me saaksime vanniga toa, sest meil on superior tuba ja seal oli, et osades superior tubades on vann. Ja me küsisime, aga seda me ei saanud. Veits kahju. Ja siin saab pesta. Siin saab ka vist pesta. Yeah. Ja vaade ka. Näitame vaadet ka. Tada! Siin on meie vaade. Tada! Wow. Siin peaks tegelikult olema vist mitu maja, kus on need toad. Aga meie oleme spa majas, mis selles mõttes on hea, et me saame hommikumantlitega minna spaasse, et me ei pea nagu väljast tulema. Siis meile anti registratuurist veel selline hommikusöögileht. Siin on hästi palju erinevaid valikuid ja me peame valima, mis me homme hommikusöögiks tahame ja mitmel inimesele me neid tahame. Et see on päris huvitav, sellist asja ma ei ole hotellis veel näinud. Näiteks siin on mingi juustutaldrik, lihataldrik, köögiviljataldrik, avokaadoga need võileivad toastitud. Paneme kõike 2. Kõike 2. Ma tahaks siis seda granoolat. Mina tahan ka granoolat. Pane 2. 2 granoolat. Mina tahan seda avokaado toasti kindlasti. Ja, pane seda ka 2. Mis asi on herring? Võtan pannkooki ka. Näe. Raselt ei jõua kõik ära siia. 2 kohvi. Pane 1 maal. Mis kellas ka? 9.30 või? 9.30 ma arvan jah. Aga ma ei tea, ma vist lähekski spaasse. Lähme jah. Let's go to the spa. Seesises, see oli, kui kaua me sõitsime siia hotelli juurest? Mingi 20 minutit. See on selline pigem väike linnake. Me oleme siin varem ka käinud. 2 korda äkki isegi. Äkki isegi 2 korda ja me oleme ööbinud siin. Kass! Kisu! 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 Tule siia! Kisu! Ma ei julge sind puutuda. Miks sa nii teed? Tahad selliks sügeleb äkki? Igatahes, me oleme siin umbes 2 korda varem käinud. 1 korra vist minu sünnipäeval ja 2 korda ma täpselt ei mäletagi. Ma ka ei mäleta. Aga see piirkond on hästi ilus. Siin on see rahvuspark. Hästi mägine. Hästi mägine, nii et selles mõttes siia piirkonda Lätis seesis. Siis soovitame tulla küll. See on enne Riiat, nii et see on lähemal kui Riia. Ma arvan, et me astume sisse siia. Ma võtsin küpsetatud sushi. Mul on mingi juustuvõttega. Ma ei oska üldse pulkadega süüa tegelikult. Väga värske maitsega. Ja minu arust siin hinnad on palju soodsamad kui Eestis. Sushid on soodsamad ja see koka oli ainult 1,80. Oli või? Jaa. Kus sa saad Eestis koka restoranist 1,80-ga? Alkoholivabad kokteilid olid 6,50. Me tahame hotellis hakata enda magusaid asju sööma. Nii et me tulime tanklasse, võtame siit kohvi.
sest et hotellis vist ei ole kohvi. Läti Circle K'd on selles mõttes jäänud ajast maha Eestiga võrreldes, et Läti Circle K'des ei saa kaerapiima ja näe, neil ei ole saiakest leti ees klaasi. Nii et Eesti Circle K'd mulle meeldivad ikkagi rohkem. Aga vähemalt me saame oma kohvi kätte. See on mul alles päeva teine kohvi. Tavaliselt mul on selleks ajaks vähemalt 3 tükki joodud. Meie toas on veits vähe valgusallikaid, nii et voodi kohal on suht pime, nagu te näete. Siia ei saa rohkem tulesid põlema panna, sest siin lihtsalt ei ole neid. Ma millal avastasin Tartus Woltist sellise kohviku nagu Päikseamps ja me tellisime sealt pannkooke ja küpsiseid ja värki. Ja nüüd millalgi seesama kohvik kirjutas mulle Instagramis, et nad tahavad mulle tuua enda asju. Ja muidugi ma olin nõus, sest ma teadsin, et need on head. Esiteks, siin on sellised cinnabonid, kaneelisaiad siis, kus on mingi selline toorjustu kreem peal. Ma ühe sõin eile ära juba, aga need olid väga head ja pehmed, ülipehmed. Ja siis siin on see põhikarp. Siin on siis põhiasjad, igasugused küpsised, värkis-särki. Siin on ise tehtud vahukommid ja ülipalju erinevaid küpsiseid. Mina tahan täiega proovida seda šokolaaditükkidega küpsist. Siin on 3 šokolaadiküpsiseid. Siis see on mingi üllatusküpsis. Seal oli kirjas, et üks on üllatusküpsis, nii et ma ei tea, millega see on. Red Velvet küpsised, kirju koera küpsised, juustukoogi braunid. Nii palju asju, mida maitsta. Ja need peaksid olema siis sellises Ameerika stiilis, nagu teate näiteks crumble cookie. Need peaks olema natukene midagi sarnast. Ehk siis sellised hästi mõnusad, prisked, pehmed sees, täidisega. Ma proovin Essana seda üllatusküpsist. Siin on Raffaello komm sees. Tõesti üllatus. See küpsis ise on ka nagu Raffaello maitsega veits. See Red Velvet tuleb küll nagu eriti mõnusalt murdub. Siin on selline toorjustukreem sees. Mõnusalt nätske. Minule meeldivadki kõige rohkem pehmed küpsised. Sellised natuke nätsked, sellepärast et kõvad küpsised mulle nagu väga ei meeldi, ma ei tea. Need on hästi nagu mõnusalt rammused ka. Mine nüüd su hea. Vaadake, kui ilusat lund sajab praegu siin Lätis. Eestis võib ainult unistada sellest. Kuigi samas ei tea, ega võib-olla sajab Eestis ka ju. Aga üllatus, me jääme veel üheks ööks ja me saame uue toa omale lõuna ajal. Aga praegu me lähme ühte loomaaeda, aga mitte Riia loomaaeda. Mina isiklikult ei ole Lätis kuskil mujal loomaajas käinud kui Riia omas. Nii et me lähme vaatame mingist väiksemasse. Hommikusöök oli siin väga hea. Aga siin on väga kerge üle tellida. Kui te mäletate, siis eile õhtul meil anti need paberid, kus me pidime kirja panema, mida me hommikul süüa tahame. Ja me võtsime sealt päris palju asju, mida kõike tahaks proovida. Ja hommikul meile siis toodi need kõik roogadena ette, nagu meile serveeriti. Seal ei olnud nagu seda tavalistes hommikusöökides, hotellides, et sa ise lähed võtad, vaid iga toidukord, mis sa sealt lehe pealt valisid, toodi sulle nagu lauda järjest. Ja lõpuks meil oli nii palju asju seal, minul üks roog jäi täielikult alles, mis on nagu raiskamine vaata, et selles mõttes üli nice, et sa saad niimoodi valida omale road ja need tehakse sulle valmis koha peal, need on üli head, aga väga kerge on üle tellida. Aga nüüd me teeme paremini ja homme hommikuks me nii palju ei telli. Aga mu arust see oli isegi nagu kõige parem hommikusöök, mis hotellis saanud olen. Jaa! Sest et oligi vaata see, et seal ei olnud nagu seda mass tegemist, et kõigil on mega palju see suur lett ees, aga seal oligi, tehti nagu ainult meile pannkoogid ja siis toodi need ära ja mega head olid siuksed ja avokaado mingi võileib oli. See võileib oli mu lemmik, seda ma tahan homme kindlalt veel. We've been living in sin so long, all the fields are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's all right. Ta niutsub. Ja kõnnib edasi tagasi. Ma olen kuulnud, et kui loomad kõnnivad edasi tagasi, siis see näitab stressi. Aga ma ei tea ka. Siin osad loomad reaalselt kõnnivad niisama vabalt ringi. Näiteks see kits, nagu konkreetselt loomaaia alal. Seal on mingid väiksed need. Need on väiksed või? No pigem on. Tšire!
teine tuleb ka, mine metsa. tere, kas teie olete nüüd kõige inimsõbralikumad siis või? Ma natuke kardan teid ka. Sa küsid, kui söök on ja? Ta sai aru, et mul ei ole süüa, siis ta läheb ära. On pehmed või? Siuksed villased. Emud on küll veits hirmsad. Nad vaatavad sind siukse näoga, et nad nagu tahavad tüli norida lihtsalt. Vaata. Ta vaatab niimoodi, liigutab, jõu, tahad tüli norida või? Jõu, ja ennast kõrgeks ka ja jõu, piikapuu. Hirmus. Siin on isegi nende alpakate nimed välja tood, näiteks, kes siin on Madara. Sanda või? On see sina või? Sanda on pigem see, ma arvan. Ta vaib nagu väike lollike. Kas sa oled väike lollike? Okei. Lihtsalt tuleme ja läheme aias nii nagu tahame või? Väga huvitav, miks need aias siin üldse on? Väga huvitav. Need loomad reaalselt ise käivad siin aiast sisse ja välja, nagu vaadake see väike kits on välja roninud, ta on nagu külastajate ala peal. Tere, väiksekene, oi, kus sa tuled minu juurde või? Oi, teine tuli ka, mine metsa. Kus te tuletegi niimoodi ise aiast välja kõik või? Kus te tohite või? Aga see näitab, et nad ei ole inimeste poolt ära traumeeritud, kui nad ise tulevad inimeste juurde, et saada mingit paitamist ja värki. Saavad süüa äkki nii palju? No jaa, aga tegelikult nagu noh. Ikkagi jah. Tihti inimesed isegi kui nagu toidavad, siis nagu ikkagi vaata, kui loomad tunnevad, et nad on nagu... Wow. Et ma ei tea, mina küll eeldaks, et kui loomad nagu tunnevad, et inimesed kuidagi kiusavad neid või puutuvad liiga palju, siis nad ei tule vabatahtlikult vaata niimoodi välja inimeste juurde. Nii, pidime siia tulema, et leemureid saaks sööta. Leemuri bussipeatus on siin. Leemuri bussipeatus ja meid viiakse bussiga. Fella stopped me on the street last night. Said everything's alright. Roller coaster, make it through the day. I'm right. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right. Now you're cooking on high heat in the middle of the street. Roller coaster, take me to a better time. Let's go. All sing your high. Vaadake seda kitse. Alguses tundub nagu, lihtsalt paistab pea välja on ju aia vahelt. Aga ei, ta on toidu selles kastis. Mida sa teed toidukastis? Kuidas sa üldse said siia? Siin on nii väiksed vahed igal pool. Kuidas sa said siia? Ja kuidas sa siit välja plaanid minna? Näita mulle. Ta lihtsalt armastab toitu nii palju, et ta tuli siia elama. Kas sa pai tahad? Ei taha. Kui te tahate näha, teate neid riisipõlde vist, mis on kuskil Aasias, ei ole kindel kus, siis ei pea minema sinna ja kallist raha maksma. Tulge lihtsalt Lätti ja siin on riisipõllud olemas. Ma ei tea, kas see on kõige parem nimi. On need laamad või? Vist või alpaka? Alpaka või laama jaoks. Adolfs. Oh my god. Tere, väikseke. Mul ei ole süüa. Me tulime mõlemad kamuflaažis siia. Minul on selline roheline karv kasukas ja Kevinil on selline valge. Nii et me oleme üks nendest. Nii, tere tulemast meie uude tuppa, kuhu me nüüd sisse saime. Nii, siin on siuke suur aken ja rõdu on ju. Siin on hommikumantlid. Ja siin on siuke suur voodi. Kõrgem voodi. Ja mida meil eelmises toas ei olnud, siuke martini shot ja 2 kommikest ja põhiasi vann. Vaadake, kui uhke vann. Saad samal ajal nautida loodust, selline imeline vaade. Rõdu on meil ka. Ja vannitoas on peegel ka, mis on üli nice. Väga uhke vannituba. Vaadake, mis meile tuppa toodi. Sellepärast poolenisti käisidki hommikul registratuuris ja see matchib nii ilusti sinu pusaga või sellega, sviitriga. Mulle meeldib see tuba selles mõttes nagu rohkem, et... Siin ei pea viltu käima. Siin ei pea viltu käima ja eelmises toas oli see sein kaldu ja siis see oli pool toast nii madalal. Ja mulle meeldib see vaade siit. Mulle meeldib, et siin on avaram, siin on suurem
maken. Siis võikski võib-olla väljas jalutamas käia ja siis... Nii, paneme need praegu siia, sellepärast et see sobib nii ilusti siia. Oh my god, see näeb nii luksuslik välja. Siis kui me õhtul lähme vanni, siis me saame roose vaadata. No nii, lähme nüüd vaatame siis spa-alal ringi ka. See ümbruskond on siin üliilus ja siin on hästi palju samasuguseid majakesi, aga need kõik ei ole selle hotelli omad. Osadel on näiteks need tõkkepuud ees. Me tahame minna sillalt üle, aga siin silla keskel on üleujuttatud koht. See on ekstreemne. Kas tead, kunagi oli telekas see mäng, kus hüppati mingi vee peal, vaata, pidi takistusi läbima ja... Mis selle nimi oli? Mingi ninja-sõdalane ei võinud olla või? Ei, ninja-sõdalane on teine. Ninja-sõdalases osalesidki tugevad inimesed. Jumal lihtne üle saada. Aga see oli nagu tavalistele inimestele mõeldud. Ma ei tea peast. Seda. Siin on üks uhke maja müügiks. Me vaatame seda, äkki ostame ära. Raudselt tegelikult mingi koer siin valvab. No, siia saab põhimõtteliselt kohe sisse kolida ju. Selle kohta öeldakse siin avatud planeering. Ei ole ühtegi seina, kõik on väga avar, lai. Tantsuplats on olemas. Siia paned diivani, sinna teleka. Ja läheb. Wow. Isegi teine korrus on või? Isegi teine korrus on. Ma julge minna sinna. Mine ja. Pärast neil mingid signaalid peal. Oota, ma võtan üle selle. I'm scared. Wow. Palju maks? Kus me lähme? Oleme teel hotelli juurde tagasi või? Midagi võib olla. Me eeldasime, et loogiliselt kuidagi läheb see ring siit hotelli juurde tagasi, aga... Siit teilt peaks saama vist. Arvad või? Suund tundub nagu õige, jaa. Me oleme siin praegu ja see hotell on siin. Siis nagu läheks Just läheb, aga... Kui seal mingid eramaad ette ei tule. Aga autoga me tulime enne siit poolt. Arno, Mäki aeg. Tead seda või? Teame. Okei, tegelikult on Hesburger. Me tahtsime odavalt süüa, sest et siin restoranis praadide hinnad algavad põhimõtteliselt 30 eurost ja siit me saime kogu toidukorra alla 30 euroga kätte. Me hakkame vaatama, me ei saanud eile telekat tööle tegelikult, nii et me vaatame Kevini telefonist Netflixi. Me vaatame praegu Emily in Paris viimast hooaega, sest see on meil vaatamata. Ja äkki pärast lähme veel vanni. Enne ma ei näidanudki teil, me käisime ennem ka vannis. No ma vannis käiku ei näitagi, vaata. Aga mis sa vaid üks sõnaga? Vettid. Mida? Vettid. Vettid, jah. Kus me selle paneme? Kus me telefoni paneme, et me saaksime Netflixi Mees punastab. Ja tööd. Kell on 8:40. Meil on kell 9 hommikusöök, pakime praegu enam-vähem asjad kokku juba, sest et kell 12 pean mina olema tagasi Tartus. Ehk siis meil läheb siuke otseselt kiireks, aga veits kiireks. Me hommikusöögi üsna ruttu ära sööma. Meil oli öösel kõrvaltoaga selline väike seis. Seal hotellis olid hästi läbikustuvad seinad, nagu tõesti need seinad oleks olnud nagu paberist. Ja kell 1 öösel otsustas meie kõrvaltuba, kus olid muide hotelli ainukesed teised eestlased, otsustasid panna kõlaritest mängima pürmüüdi. Kell 1 öösel metsas asuvas hotellis. Nagu, kui sa tahad öösel pidu panna, miks sa tuled metsa sisse hotelli, kus tavaliselt inimesed tulevad selleks, et lõõgastuda? Siis ma konkreetselt rusikaga tagusin niimoodi neile seina peale. Esimese korra peale nad nagu väga ei reageerinud, aga siis kui ma minuti pärast nagu uuesti lõin, siis nad panid selle muusika kinni ja õnneks nad seda enam käima ei pannud. Mulle ei meeldi nagu tavaliselt niimoodi, et ma rikun kellegi lõbu ära ja olen mingi nõme toksin vastu seina. Aga nagu mulle tundub, et siin kohal oli see õigustatud. Ja muidu oli väga mõnus hotell. Ma näitan teile, mis Kevin mulle kinkis vahepeal. Selline sõnnitähtkujuga kaelakee. Ma olen Kevinile maininud, et mul väiksena oli selline hõbedane sõnnitähtkujuga kaelakee, aga see kadus ära ja ma tahan endale kunagi uut osta.
ja ta jättis selle meelde ja ta ostis ise mulle uue. See on nii ilus minu arust. Pluss, nüüd ta teab, et ma kannan kulda. Nagu ma mainisin talle, et mul oli kunagi hõbedane ja ta teadis osta mulle kuldse, sellepärast et ta teab, et nüüd ma kannan kulda. Väga nunnu. Aga ma arvan, et siinkohal ma tõmbangi siis otsad kokku selle videoga. Ma loodan, et teile meeldis ja kohtume juba järgmises videos. Väga vabandan, et selle ja viimase video vahel oli nii suur vahe vahel. Mul lihtsalt ei olnud aega seda monteerida. Nii et näeme järgmises videos. Tšau!